Kevadel Kanal 2 ekraanile jõudva saatesarja Ajujaht miljoni ideele ettevalmistused käivad täie hooga. Konkursile pääsevad kõige säravamad äriideed ja leiutised ning auhinnafond on lausa 1 000 000 krooni. Tänasel Risttule nimelisel üritusel said kandidaadid oma ideede nii-öelda tule- ja veekindlust testida. Oma tervitused andis edasi ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes tõdes, et tublid ja teotahtelised noored pole kuhugi kadunud. See Ajujaht 2010 eriti praegu majanduses äärmiselt huvitaval või nii-öelda muutuste rohkel ajal on üllatanud just selle poolest, et see osavõtt konkreetsete äriideedega on sedavõrd massiivne, kordades rohkem, kui ta meil on tavapäraselt olnud. On võimalik miljoniga Eestis hetkel midagi ära teha ühel ettevõtjal? Oleneb ideest, et kogu tegelikult ju ettevõtlus ei ole ju mingisugune tühi paljas siia-sinna või 9 heinakuhja vahel jooksmine, vaid ta on ikkagi idee tugevus. Hea idee korral raha ei ole probleem. Mida teeks härra Parts aga siis, kui talle endale 1 000 000 krooni sülle kukuks? Mille järgi mina isiklikult jalunen oma elu peale vaadates ikkagi ka selliste ideede teostust ettevõtlus, kus endal on käed sees. Et lihtsalt investeerida kuhugi tavaliselt pankadesse või mingitesse aktsiatesse või mujale, see on üks asi, aga ma arvan, et see, mis tegelikult ju antud konkursi puhul on just see, et need inimesed on ise kätega sees, et nad hakkavad seda ideed teostama. Tänane ettevõtmine oli siiski alles õrn eelmäng, tõeline Ajujaht miljoni ideele algab Kanal 2 eetris alles kevadel.